kas Jaak Roosaare tegevus Planet 42 saagas eeldas tegevusloa olemasolu? Mina arvan, et jah, absoluutselt. Loomulikult, kuidas saab see üldse küsimuse all olla? Aga kes olen mina? Mitte keegi. Selle video eesmärk ei ole veenda sind minu arvamuses. Selles videos on minu eesmärk anda sulle paragrahv, vähemalt üks autoriteetne tõlgendusallikas, natuke selgitada laiemat pilti, natuke kitsamat pilti ja siis sina, mõtlemisvõimeline indiviid, otsusta ise, mida sina arvad, kas oli vaja tegevusluba ja kui oli, kas Finantsinspektsioon võiks suu lahti teha? Mina arvan, et võiks küll. Kes veel ei tea, siis tegevusloa küsimus on Roosaare kaasuses kõige tähtsam küsimus, sest kui me saame järeldada, et oli vaja tegevusluba, siis see tähendab, et toime on pandud kas väärtegu või kuritegu. Kui me saame järeldada, et toime on pandud kuritegu, siis saab riik konfiskeerida kogu tulu, mida Roosaare sellega teenis. Kui on toime pandud ükskõik kumb, kas väärtegu või kuritegu, kui oli vaja tegevusluba, siis saab laenuinvestori osaühing, kui ta ei ole oma nõuetest veel loobunud, ta saab minna otse Jaagu vastu isiklikult, mis iganes vara Jaagul on. Jaagul võivad olla mingid autod, majad, 30 OÜ-d kuuldavasti, mis veel ei ole pankrotis, kõik see on mängus. Ehk tegevusloa küsimus on kõige tähtsam asi praegu, kui me küsime, milline vastutus ähvardab Jaak Roosaaret isiklikult või kas laenuinvestorid saaksid temalt isiklikult midagi nõuda. Kui tal oli vaja tegevusluba, siis esiteks tal on endal tagumiku all tohutu lõke seoses süüdiomenetlusega, aga laenuinvestorile avaneb otse nõue Roosaare vastu isiklikult. Ehk tegevusloa küsimus on nii tähtis küsimus, et ma räägin sellest teist korda ja ma üritan paremini ja vaatame, mis saab. Kui see teema kõlab sulle tuttavalt, siis tõenäoliselt oled sina üks vähestest vapratest hingekestest, kes jõudis lõpuni vaadata eepose, milleks oli mu eelmine video sel teemal. Selle eelmise videoga juhtus kahetsusväärselt nii, et kõige olulisem iva jäi peitu ühe suure kõrvalise möla valli taha. Selle video eesmärk on seda viga parandada. Räägime kõigepealt asjast ja alles siis tuleb muu möla. Kui sa nüüd mõtled, et kui ma juba vaatasin eelmist videot, kas seda on mõtet vaadata? Ma ei tea. Seda saad ainult sina hinnata, aga sina ei saa seda teada enne, kui sa oled selle video ära vaatanud. Mina võin sulle öelda seda, et mina toon sisse uusi asju, kohe selgitan, mis on uut ja nüüd ma teen midagi, mida ma oleks pidanud ammu tegema ja üritan edaspidi ka teha, mida ma ise vajan ja seetõttu pakun ka teile, on kaart. Kaart või mitte kaart, loetelu punktidest, et kuidas see video kavatseb kulgeda. Hetkel sa viibid faasis nimega intromöla, see saab kohe läbi. Siis tuleb teine punkt, tegevusloa küsimus. See jaguneb omakorda 2. Kõigepealt ma üritan adresseerida küsimust, et miks tahavad osad inimesed meile väita, et see on jube keeruline küsimus. Et miks see tundub keeruline? Ja teises astmes ma selgitan, miks see ei ole keeruline. Seal tuleb ka mängu see krediidiasutuste seaduse paragrahv 4 lõige 1 ehk see subsumeerimise osa. Ma ei välista, et ma ka seal lisan midagi juurde, ma veel ei tea, mis siit tuleb. Küll aga üks oluline lisa, mida paljud on küsinud, mida ma teen siin tegevusloa etapis, ma pean paratamatult korraks veel asjaolud kokku võtma ja kui sul juba on kopp ees nende asjaolude kokkuvõtetest, siis tea, et täna ma lähen laenulepingu juurde põgusalt. Ma kommenteerin ühe mulle laekunud laenulepingu pinnalt seda, et mis seal oli või ei olnud sees, et vastata küsimusele, mis siin on või ei ole keerulist. Nii et siin on ka midagi uut, tegevusloa punktis on ka midagi uut. Kui ma selle jutu ära räägin, siis punkt 3 on Finantsinspektsiooni vaikimine ja siin on ka midagi uut. Ma ei räägi teile enam sellest teisest näitest, ma ei räägi teile Vabaks OÜ näitest. Miks? Sest teie, head vaatajad, teie ütlesite mulle, kuule, Vabaks OÜ teema ei ole nii hea võrdlus ja kui ma siis uurisin Mari-Liis Mihkelsoni näidet. Sõbrad, aitäh teile, Mari-Liis Mihkelsoni näide on parim võrdlus siia Roosaare kõrvale. Fantastiline, see kanal suuremas osas olete teie, mitte mina. Ma ei tule nende asjade peale ise, ma saan neid teie käest ja see on maagiline. Siis ma lisan veel väikse kommentaari aegumise kohta. Ma ei ole karistusõiguse teemasse veel süvitsi sisse läinud, aga see tuleb. Ma tahan lihtsalt ennatlikult teile selgitada, et kuidas erineb aegumine tsiviilvaidluses, kus eraisikud omavahel kemplevad, näiteks OÜ versus OÜ või laenuinvestori OÜ versus Jaak Roosaare isiklikult ja mida tähendab aegumine süüdiomenetluses, kus uurimisasutus uurib, et kas võis olla väärtegu või lausa kuritegu. Need on väga erinevad asjad, printsipiaalselt erinev ja see tähendab, et ühes valdkonnas tiksub aeg väga kiiresti. Pakkuge, kumb see valdkond on. See siin all, punkt 5 on pigem järelpidu. See on meie tööüritus, esimesed 4 punkti, siis on järelpidu. Nii, lähme asja juurde. Kohvi sisse, valmis olla, kohtadele läks. Kõigepealt seoses tegevusloo küsimusega, miks see tundub nii keeruline? Väga lühidalt võttes kõige olulisemad faktid kokku. Oli 600 OÜ-d, keda me nimetame laenuinvestori OÜ, LI OÜ, kust nad leiti,
täpselt ei tea, aga 15 korda kirjutab Roosaare oma avalikus blogis, kellel on huvi siin selles projektis osaleda ja saada ulmelist intressi, siis kirjuta mulle, kui huvi on. Selleks on vaja ainult OÜ-d ja alguses siis 5000 eurot investeerimiseks, pärast ainult 1000 eurot, mille pinnalt mina olen senistes videotes miljon korda öelnud, et see on absoluutselt igaüks, kes võis osaleda, sest OÜ-d saab teha igaüks. Kui sa kahtled mu jutus, ma laenan sulle 265 euri. Ei, need sõnad ma võtan tagasi, ma ei laena teile midagi. Laena emalt 265 euri ja mine proovi äriregistris teha. Jumala lihtne. 0 probleemi. 600 tükki. Siis meil on 6 OÜ-d vähemalt Jaak Roosaarel, millest räägib meile Eesti Ekspress. Ja need OÜ-d siin, laenuinvestorid annavad laenu Roosaarele. Roosaare OÜ paigutab selle siis väidetavalt edasi siia Inclusion OÜ-sse, kellel on Lõuna-Aafrika Vabariigis autoäri ja seda nimetataksegi siin Planet 42. Planet 42 rahvakeeli on vist see Eesti OÜ, kuigi tegelik äri, mida ajatakse selle nime all, on tegelikult siin, aga no nii lihtsuse mõttes see ots, siin on Planet 42. See mind hetkel ei huvita, kuigi seal on huvitavaid asju toimumas, millest ma loodan teile ka veel rääkida, aga mitte täna. Nüüd palju on küsitud, et mis asi see siin ikkagi oli, et kui annab mingi OÜ laenu Roosaarele, siis räägitakse meile mingitest sündikaatidest asjadest. Olen juba 5 korda tõenäoliselt rohkem öelnud, et mitte mingit sündikaatlaenu ei olnud. Olen sisse vaadanud laenulepingusse. Eelmises videos ma ütlesin teile, et ma väga ei julge tugineda nendele asjadele, mida mul on saadetud, sest ma ei saa kontrollida nende autentsust. Vahepeal mõtlesin järele ja otsustasin, et saan küll tugineda. Vähemalt ühele lepingule ma julgen tugineda. Osad lepingud saadeti mulle ja ma saan aru, miks niimoodi, et oli laenuandja isik oli kõik välja võetud, kõik mustad kastid, eks ole, et ma ei näe, mis ettevõte andis laenu, ma ei näe, kes allkirjastas, mis on mõistlik, mul ei ole seda vaja otseselt teada, aga ma lihtsalt ei julge sellele tugineda, kui see on väga anonüümne, aga vähemalt üks kodanik, tegelikult mitu, aga üks esimesi inimesi, kes mulle kirjutas enda nime alt. Lepingus on näha OÜ nimi, mille andmed äriregistris lähevad kokku selle nimega ja inimese meil on eesnimi, perekonnanimi Gmail, mida loomulikult kõik on võimalik võltsida, aga mis on see tõenäosus, et juba mitu nädalat tagasi keegi nägi seda vaeva ja hakkas seda kõike võltsima, et mulle mingit jama sisse sööta, see ei ole üldse tõenäoline, aga see pole ka üldse suur risk, sellepärast et ma ei lahka seda lepingut detailselt, ma annan teile ainult ühe infokillu siit. Valetan, ma annan teile 2 infokildu. 2. Seoses selle lihtlabase laenulepinguga, sest kui te küsite, mis leping siin oli, mina ütlen teile, see oli lihtlabane laenuleping. Siin ei olnud mitte haisugi mingist sündikat laenulepingust, mitte midagi. Lihtlabane laenuleping, kus on üks viide sellele sees. Seal on üks viide inclusionile või kokku põhimõtteliselt 3 punkti, mis viitavad, aga ainult üks sisuline viide, millest ma kohe räägin. Aga enne veel üks asi, et kui ma ütlesin teile, et seda lepingut on raske usaldada, sest seal ei ole digiallkirja, et kui seal oleks Roosaare digiallkiri, siis ma teaks, et see on päris. Ma ei süvenenud alguses sellesse, mis allkiri seal on, see oli mega naljakas, ma polnud enne näinud sellist asja, mingisugune. Kõigepealt on täisnimi püstises arvutikirjas ja siis on täisnimi kursiivis arvutikirjas, et mis kuradi asi see on. Keegi kommentaarides küsis, et mis allkiri see siis oli ja siis üks hommik läksin, sukeldusin siis kommentaaridesse, mitte teie kommentaaridesse, vaid siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse kommenteeritud väljaandesse, et vaadata, tuletada meelde. Ma ei tea enamusi asju peast. Minu anne ei ole teada asju peast, minu anne on neid välja uurida juuramaailmas. Läksin, vaatasin siis kommenteeritud väljaannet, et mis asi on elektrooniline allkiri. Tavakeeles kõige lihtsam on meie digiallkiri, eks. See on tunnustatud sellisel tasandil, et kui sa lähed Euroopa Liidu mingile veebilehele, kus on kirjas iga riigi kohta, et mis tarkvara on seal tunnustatud kui usaldusväärne sertifikaat, et allkiri on autentne, siis meie digiallkiri täidab need nõuded. Aga see, mis siin Roosaare laenulepingus on, ei täida neid nõudeid, kusjuures allkirjastatud on sellise tarkvaraga nagu Agrello. Kui minna selle firma enda veebilehele, nad ütlevad, et neil on erinevad lahendused. Ainus päris digiallkiri on ikkagi see meie vana hea digikontteiner. See, mida nad siin tegid, see ei ole juriidilises mõttes allkiri. See on juriidilises mõttes, vormi mõttes kirjaliku taasesitamist võimaldav vorm. See ei ole kirjalik vorm, see tekitab veidi segadust tavainimesest, sest kirjalik tavainimese peas on, mul on paber, see on kirjalik, eks panime allkirjad. Juura keeles kirjalik on see allkiri ise. Kui sa paned allkirjad alla, siis see on kirjalik vorm. Roosaare laenulepingutes ei ole allkirja, see ei ole elektrooniline allkiri Eestis kehtiva õiguse mõttes. See on kirjaliku taasesitamist võimaldav vorm. Kui te nüüd mõtlete, et aga kas lihtlabane laenuleping peab tõesti olema allkirjastatud? Ei pea, sõbrad, ei pea üldse. Lihtlabase laenulepingu võite suuliselt ka sõlmida, aga siis arvestage, et kui läheb vaidluseks, kas te suulist laenulepingut suudate ära tõendada. Laenuleping võiks olla küll täiesti vormivaba, ei pea üldse olema allkirja, aga vaadake, mida kirjutas Roosaare lepingusse. Lepingu punkt 16, lepingu jõustumine. Leping jõustub alates lepingu allkirjastamise hetkest. Roosaare ise kirjutas oma lepingusse sisse, et see leping jõustub allkirjastamise hetkest, aga mida siis ei toimunud, on allkirjastamine. See Agrello tarkvara variant, mille Roosaare valis, sest see on, ma ei tea, ma
eeldan, et odavam, lihtsam ja kiirem. See ei ole allkiri juriidilises mõttes ehk nende lepingute puhul ei toimunud allkirjastamist, mis on vastuolus lepingu enda punktiga, mis nõuab nende allkirjastamist. Ja kui te nüüd mõtlete, kas see muudab midagi etteruttavalt, mulle tundub, et laias laastus mitte, aga see on lihtsalt huvitav fakt, mis mind viib taaskord järelduseni, et põhjus, miks Roosaare on rikas, ei ole see, et ta on tark, vaid see, et ta on loll. Sest kui ta oleks tark, siis ta saaks aru, et need lepingud ei ole üldse allkirjastatud, mis juba on ju veidi riskantne, sest leping ise ütleb, et see jõustub allkirjastamisel, mis jällegi lõppastmes tõenäoliselt, kui pooled hakkasid lepingut täitma ilma allkirjata, siis oleks heausu põhimõttega vastuolus nüüd, et laenuandja hakkab pärast ütlema, kuule, see ei jõustunudki, ma ei tea, ma ei ole seda analüüsinud, see ei ole praegu üldse tähtis, sest need kehad, kellega lepingud sõlmiti, nad tõenäoliselt on tühjad, ühe suhtes vähemalt juba on algatatud pankrotimenetlus. Aga see on lihtsalt huvitav näide sellest, kuidas mulle tundub, et Roosaare tegelikult on loll ja tänu sellele rikas, sest ta ei adunud neid samme tehes, mida ta päriselt teeb. Sest kui ta oleks adunud, mida ta teeb, siis ta oleks saanud ka aru, et tal jumala ilmselgelt on vaja tegevusluba selleks, mida ta teeb. Aga selleni me veel jõuame. Korraks veel püsime selle lihtlabase laenulepingu juures. Niisiis, ma ütlesin teile, et kõigepealt naljakas. Tõsiasi, et need ei ole allkirjastatud juriidilises mõttes, kuigi leping ise ütleb, et see jõustub allkirjastamisega. Tõend number 1 sellest, et Roosaare ei saa aru, mida ta teeb. Kas teil on juba lõbus? Mul on jumala lõbus. Teine asi, kuidas see laenuleping siin, kuidas see on seotud selle inclusioniga? Nii palju on, et kui ma vaatan seda ühte lepingut, kus mul on kõik nimed olemas, ehk ma usaldan seda inimest, mitte et ma teisi ei usaldaks, aga nagu mida iganes, kõik olete toredad, aitäh. Lepingu punkt 1.1 ütleb, et emitent on Inclusion OÜ, see siin on emitent selles laenulepingus. Teine punkt siin 1.2 ütleb, võlakiri on emitendi ja laenusaaja vahel sõlmitud laenuleping, Roosaare OÜ ja Inclusioni vaheline laenuleping. Need on need 2 punkti. Üks ütleb meile, et see on emitent, nende vahel on laenuleping, mis lõpeb mingil aastal, mingi 3-aastane leping siin. Ja siis on veel 3. punkt, 3 punkti, kus mainitakse seda siin emitenti siin lihtlabases laenulepingus, mis on laenuinvestori ja Roosaare vahel. Ja see on punkt 5.1.6, mis ütleb, et laenuandja saab aru ja nõustub, et juhul kui kirjavead, jälle tõend number 2, et see ei ole kõige kvaliteetsem leping maailmas, aga laenuandja saab aru ja nõustub, et juhul kui emitent ei täida oma laenukohustusi õigeaegselt ja täielikult, siis pole võimalik seda teha ka laenuvõtjal. Ehk inimkeeli see OÜ siin, kes annab raha, allkirjastades ütleb, et jah, ma saan aru, et kui nemad ei saa nüüd siit seda raha kätte, siis nagu tema ei saa mulle ka maksta, inimkeeli. Juurakeeli ma ütlen teile, et see veel üksi esiteks ei maksa mitte midagi, kes on seda kanalit jälginud, teab, et lepingu tingimus, mingi punkt lepingus, see, et ta seal on, ei tähenda veel, et ta kehtib. Vaidluse korral saab lepingut lammutada ja eriti hästi saab lepingut lammutada siis, kui seal on tüüptingimused. Tüüptingimused on sellised tingimused, mida pooled ei ole eraldi läbi rääkinud. Näiteks lähed jõusaali, tahad liikmeks saada, sa ei saa öelda, mis sulle sobib või ei sobi lepingus. Sul on valida, võtad või jätad, tahad minna liikmeks, paned allkirja. Siin toimus asjaosaliste sõnul täpselt sama, aga jällegi näide number, ma ei tea, miljon, et see leping on väga loll leping, nagu üdinisti loll leping. Siin on sees punkt 13, mis ütleb, et see on läbiräägitud leping, et pooled teadvustavad ja kinnitavad, et kõik lepingu sätted on läbiräägitud ja kummalgi poolel oli võimalus mõjutada iga sätte sisu. Bla, bla, bla. Pooled kinnitavad, et nende mõistliku arvamuse kohaselt ei kahjusta ükski lepingu sätte ühegi poole huve ning lepingust tulenevad poolte õigused ja kohustused on tasakaalus. Pooled kinnitavad, et peavad kõiki lepingu tingimusi mõistlikeks ning kohustuvad neist kinni pidama. Ja seda, sõbrad, me nimetame inimkeeles hülgepasaks. Miks? Sest siia sättesse on kokku pandud need asjad, mille kohta võlaõigusseadus ütleb, et kui sul on tüüptingimused, siis tuleb vaadata, et siin ühe poole huvisid ebamõistlikult ei kahjustata ja nii. Ja siis ta paneb lepingusse, mis on täis tüüptingimusi, sest teine pool ei saanud läbi rääkida tingimuste osas. Ehk need on ikka tüüptingimused. See, et sa paned lepingusse sisse, et pooled kinnitasid, et rääkisime kõik läbi. See ei maksa mitte midagi, kui päriselt midagi läbi ei räägitud. Nagu ausalt, see on nii rumal. Ja see sätte ise siin, et nagu kõik need võssielemendid, et millal võiks olla mingi punkt tühine lepingus, kõik need sõnakasutused on siin huvide tasakaalu kohta ja nii edasi. See oleks nii naljakas, kui hästi palju inimesi ei oleks potentsiaalselt väga suurest hulgast rahast ilma, et ma rohkem selle üle ei naera. Ma lihtsalt ütlen teile, et see leping, see lihtlabane laenuleping ja seda ta on lihtlabane laen. Roosaare otsis 600 OÜ-d, et sõlmida lihtlabane laenuleping, kus mainitakse seda siin, seda inclusionit ainult selleks, et öelda, et kui inclusion mulle raha ei maksa, ma ei maksa sulle ja ma ütlen teile isegi selle osas, kui ma seda lepingut loen, ma olen suht kindel, et seda ei ole koostanud jurist, sest see säte siin, see 5.1.6, mida ma teile ette lugesin, et laenuandja saab aru ja nõustub, et juhul kui emitent ei täida oma laenukohustusi õigeaegselt ja täielikult, siis pole võimalik seda teha ka laenuvõtjal. See on liiga kuradi leebe. Esiteks, jumala kergesti vaidlustatav, et kas see üldse kehtib või mitte, see selleks, see on teine teema. Aga teiseks, kui mina oleksin jurist, kes seda lepingut koostab, see klausel, mis
mis üritab Roosaare OÜ-d vastutusest vabastada, oleks miljoni keerulise sõnaga maksimaalselt kõikehõlmav. Mitte selline üks trükiveaga või mis viga see on, kui sa paned ühe kui liiga palju, mis iganes viga see on. Mitte selline üks lihtlabane jama. See on nii pehmo asi siin, ma ei saa aru. Või tähendab, ma saan aru, tõenäoliselt. Ma ei saa teile öelda, mis päriselt toimus, aga kui ma seda loen, siis mul on tõsine kahtlus, kas ükski jurist seda lepingut üle vaatas, seda enam, et seal on kirjas, et leping jõustub allkirjastamisega ja siis kasutatakse tarkvara, mis ei liigitu elektrooniliseks allkirjaks Eesti õiguse mõttes. Ehk siis ma järeldan sellest, et Roosaare on loll ja ei kasutanud juristi olukorras, kus ta kaasas üle 600 OÜ raha. Igal sammul läheb see kaasus järjest lollimaks. Nii siis mina ütlen teile, et kui on küsimus selles, et miks see kõik nii keeruline tundub, esimeses sammus ütlen, et see ei ole keeruline, sest siin olid laenulepingud, 600 OÜ-d sõlmisid laenulepingud Roosaare OÜ-dega ja nüüd Roosaare OÜ ei saa raha tagasi maksta, sest nendes OÜ-des väga eelduslikult ei ole midagi. Ühe suhtes juba algatati pankrotimenetlus. Võib-olla asjaolud on lihtsad, aga nagu võib-olla on keeruline see, et mis teenus see siis oli? Mis teenust osutas Roosaare, et me saaks öelda, et tal oli selleks vaja tegevusluba? Ja sellega mulle tundub, et võib-olla probleem jääb selle taha kinni, et esiteks, krediiditeenuse mõistet kui sellist krediidiasutuste seaduses ei ole. Seal on olemas paragrahvis 6 lõikes 1 loetelu sellest, mis asi on finantsteenus. Siin seaduses, võib-olla kuskil mujal on, pole tähtis, sest see ei mõjuta mu järeldust. Siin seaduses, krediidiasutuste seaduses ei ole kirjas, mis asi on krediiditeenus kui selline. Siin on kirjas paragrahvis 6, mis asi on finantsteenus. Keeruline on see, et kui sa vaatad seda nimekirja finantsteenustest, siis see kõik räägib sellest, et mida pakub Roosaare OÜ teenusena. Mis teenust ta pakub? Mis teenust ta siis pakub? Sellele ta teeb investeeringu, eks. Roosaare OÜ investeerib siia. Räägitakse emitendist, võlakirjast ja räägitakse sellest, et siin on ka veel laenuleping. Okei. Mida ta teeb? Annab laenu ettevõttele. Aga kui ettevõte annab ettevõttele laenu, see ei ole ju finantsteenus. See on täiesti tavaline osa igapäevasest äritegevusest, et ettevõtted annavad teineteisele laenu. Ja siis tekib tunne, et aga mis asi see siis on? See siin ei ole ju finantsteenus. Aga mida ta siin teeb? Korjab avalikkuselt kokku laene. Korjab kokku laene. Laenude kokkukorjamine ei ole ka ju nagu finantsteenus. Okei, ta maksab siit mingit intressi. Muideks, see leping ei ütle neile, et tema võtab vahelt. See leping ütleb, et teie saate mingi arvu protsenti intressi, aga ta ei ütle, kui palju see Jaak Roosaare OÜ siit tegelt saab ja kui vähe või palju sellest edasi läheb, ehk ta ei ütle, mis siia kinni jääb, mis on ka nagu tore, okei. Ta võtab siit laenu, annab intressi jällegi. 2 OÜ-d, üks annab laenu, teine võtab ja maksab intressi, täiesti tavaline asi. OÜ annab teisele OÜ-le laenu, saab intressi, intress on raha kasutamise tasu. Kõik jumala košer. Kuidas see saab olla finantsteenus? Kuidas see saab olla krediiditeenus? Roosaare ise ka taab seda trummi, et aga nemad olid ju OÜ-d. Ja nüüd läheme punktis 2 tegevusluba alapunkti 2.2 juurde. Miks see tegelikult kõik on väga lihtne? Liigume oma käsitluse skeemis punkti 2 tegevusloa küsimuse all. Punkti neetud, ma tegin vea, see ei ole 2.1, see on 2.2. See on maailma kõige koledam 2, palun vabandust, aga mul pole aega, et seda parandada. Ma pean kõigepealt lonksu kohvi võtma. Nii, ennist ma möönsin teile, et küsimus sellest, kas Roosaare OÜ-d vajasid tegevusluba tegemaks seda, mida nad tegid, Planet 42 saagas, kas nad vajasid tegevusluba, et miks see nii keeruline tundub? Tundub ju keeruline, sest ühelt poolt ju nagu võeti laenu OÜ-delt, anti vastu intressi ja teiselt poolt anti laenu mingile teisele OÜ-le ja saadi sellest intresse. OÜ-d omavahel laenurahad siia, sinna, intressid lendavad. Jumala tavaline äritegevus, mis siin nagu sellist erilist on. Ja nüüd me jõuame selle juurde, et siin on midagi väga erilist, see on väga lihtne. Igaüks saab aru, sa ei pea mind uskuma, usu iseennast, mõtle kaasa, sa suudad seda. Ma usun sinusse. Kes soovib kaasa mõelda, www.riigiteataja.ee, pane otsingusse krediidiasutuste seadus, paragrahv 4, lõige 1. Väga lihtne. Õigus avalikkuselt raha hoiustamiseks vastu võtta või muid tagasi makstavaid rahalisi vahendeid muul viisil kaasata, trummipõrin, on ainult krediidiasutusel. See on see kuldmuna, mille ma teile munesin. Siit targemaks asi ei lähe, veits läheb küll, sest ma näitan teile, kuidas normil on elemendid ja need elemendid on täidetud. Esimene, ma panin number 1 valele kohale. Esimene on avalikkus. Nii, me teame seda, et norm ütleb meile, et õigus midagi teha on ainult krediidiasutustel, järelikult keegi teine ei tohi seda teha, kui ta ei ole krediidiasutus. Kas igaüks saab olla krediidiasutus? Ei, see on midagi, milleks on vaja tegevusluba. Nii et kui me leiame, et see tegevus, mida see norm kirjeldab, esines Roosaare kaasuses, siis me jõuame järelduseni, et see eeldas tegevusluba. Mis on see tegevus?
kõigepealt on see, et midagi avalikkusega seoses. Krediidiasutuste seaduse paragrahv 4 lõige 2 ütleb meile, käesoleva seaduse tähenduses loetakse avalikkuselt kaasatuiks hoiused või muud tagasimakstavad rahalised vahendid, mille puhul ettepanek raha hoiustamiseks või muude tagasimakstavate rahaliste vahendite muul viisil kaasamiseks on tehtud avalikkusele. Ettepanek avalikkusele. See on vahetult seotud lõikega 3, mis ütleb meile, kes või mis on avalikkus. Avalikkuse all käesoleva seaduse tähenduses mõistetakse eelnevalt kindlaks määramata isikute ringi. Eelnevalt kindlaks määramata isikute ring. Nii, väga lihtne. Nii lihtne, et see on kaunis. Lihtsuses peitub võlu. Isikud. Juurakeeles isik on nii füüsiline kui juriidiline isik. 0 küsimust. Kellegil pole kahtlust. Kui sa veel kahtled, lähme konnatiigist välja, tuleb appi European Banking Authority. Ei, ma ei hääldanud seda hästi. European Banking Authority. Mida iganes Euroopa pangandusjärelevalve asutus, kes on välja andnud 2020 aastal arvamuse, kus ta lahkab neid samu kuradi elemente. Ma panen selle lingi video alla, taas kord nagu eelmise video all. Arvamuse lehekülg 5 punkt C14 as a general remark, deposits or other repayable funds are considered to be taken from the public when they are received as a business from legal or natural persons other than the credit institution. Isikud on nii füüsilised kui juriidilised isikud. Legal persons, juriidiline isik. Nii. OÜ teema on laualt maas. Unustage ära, et laenuandjad olid OÜd. See ei tähenda mitte midagi, see ei maksa mitte midagi, see ei päästa mitte kedagi. Tähendab, see võiks päästa laenuinvestorid, kui nüüd tähtsad inimesed jõuavad väga lihtsale järeldusele, et jah, oli küll vaja tegevusluba, siis see võiks päästa laenuinvestorid, kes veel ei ole oma nõuetest loobunud, aga see ei päästa Roosaret. See, et ta võttis OÜdelt laenu, teda ei päästa. Teine element avalikkuse mõistes. Eelnevalt kindlaks määramata isikute ring. Panen viite ühele eelmisele videole, seal on ajatemplid, üks ajatempel puudutab Roosaare blogi. Selle ajatempli alt sa leiad Roosaare blogist väljavõtted, ma sõna otseses mõttes loen ette Roosaare püha müristuskeel, mitte Roosaare, vaid Roosaare blogist loen ette teile vähemalt 15, kokku ma loen rohkem asju, 16, sellepärast et üks asi oli, ma ei olnud päris kindel, aga 15 korda 100% kindel, ilma kahtluseta Roosaare kirjutab, et kui sa tahad ka, kustutasin eelmise asja ära, aga kui sa tahad ka sinna Planet 42 raharongi peale hüpata, et näe, minu kaudu saad, kui sul on OÜ, kõigepealt 5000, pärast ainult 1000 eurot, hüppa selle rongi peale, saad minu OÜ-lt intressi, oled ka nagu selles rahapotis sees, juhu, 15 korda ta kutsub üles, ükskõik keda. Mina lugesin seda paar nädalat tagasi reede õhtul maal, kui laps vaatas multikat, sest mul ei ole elu enam, aga igaüks sai lugeda, iga jumala inimene ja see tekitas sellist kihelust inimestes, et ka postituste all, kus ei olnud isegi mainitud Planet 42, inimesed kommentaarides küsivad, kas saab veel, kas nad juba said oma raha kokku või äkki nad tahavad minu raha ka. Kuule, mul ei ole 5000 eurot, mul on ainult 3000, kas sellega ka saaks sisse? Roosaare haipis seda, seal ei olnud eelnevalt kindlaks määratud isikute ringi. Roosaare blogi on avalik, seal oli vähemalt 15 üleskutset ja lisaks sellele veel kommentaarides inimesed ise otsisid seda välja, sest nad olid juba enne lugenud sealt samast blogist. Mis muudaks olukorda? Seda muudaks siis, kui Roosaare oleks piirdunud oma kinnise meililistiga. Ainult meililist, inimesed, kes on liitunud mis iganes põhjusel tema meililistiga, siis mu argument langeks ära, siis oleks eelnevalt kindlaks määratud ring isikuid, kes on kindlaks määratud selle alusel, et kas sa liitusid ise Roosaare meililistiga või mitte. Siin seda ei olnud, tema blogi on avalik. See on vaieldamatu fakt, sellest ei saa üle ega ümber. Ehk ma ootan nii väga seda Finantsinspektsiooni seisukohta, sest nad ei saa jõuda teistsugusele järeldusele. See ei ole võimalik. Sõbrad, järgmine video tuleb teemal, et mina olen idioot ja Finantsinspektsiooni inimesed ka, sest ma avastasin seda videot kokku kleepides, et kui te vaatate seda 18. september ilmunud ERR-i uudisnuppu, kus siis Finantsinspektsiooni juhatuse liikmed annavad igasuguseid lõbusaid kommentaare, vaadake seal lõpus üks nendest, Kessler, ütleb, piisab sellest faktist, et võetakse avalikkuselt tagasimakstavaid vahendeid vastu ja selle arvelt krediteeritakse. Ehk nad ütlevad täpselt sama nagu mina ja ma olen idioot, et ma ei märganud seda, sest ma võtsin kinni eespool olevast tsitaadist, kust öeldi, et meie üldse ei tegele tegelastega, kellel polegi tegevusluba, mis on lausvale. Ja seal all on see tsitaat, kus nad ütlevad, jah, nii on, sõbrad. Finantsinspektsioon on minuga nõustunud enne, kui ma üldse hakkasin seda teemat uurima. Sellest ma teen raudpolt eraldi video ja nüüd ma lõpetan selle lisakommentaari ära. Aitäh tähelepanu eest. See siin on veekindel. Siin ei ole mitte ühtegi ratsionaalset ega loogilist vastuargumenti. See siin on veekindel. Meil on eelnevalt kindlaks määramata isikute ring, nende näol, kes iganes võib Roosaare blogi lugeda, kellele tehti ettepanek. See on siin avalikkus. Eelnevalt kindlaks määramata isikute ring on avalikkus. Nendele tehti Roosaare blogi kaudu ettepanek. Tule sina ka 15 korda. Kui sul on huvi, kirjuta mulle. Avalikkusele tehti ettepanek. Too mulle raha. Ehk ma ütlen, et esimene element on meil olemas. Jah, siin kaasati avalikkust. Järgmine element.
järgmised 2 on alternatiivsed. Kas sa võtad raha hoiustamiseks vastu, mida Roosaare ei teinud, ta ei lubanud hoiustada kellegi raha, kui ta seda oleks teinud, siis oleks kõik raha alles ja kõik oleks hästi. Alternatiiv või muid tagasi makstavaid rahalisi vahendeid muul viisil kaasata. Vaatame taaskord, mida ütleb Euroopa Pangandusjärelevalve asutus selle kohta, mis asi on selline loom nagu muu tagasi makstav rahaline vahend ja nemad kirjutavad sama arvamus lehekülg 4.B13. They are financial instruments that possess the intrinsic characteristic of repayability. Olemuslikult tagasi makstav mis tahes rahaline vahend. See ei pea olema ülekanne või sularaha, see võib olla ka mingi muu instrument, aga ta on olemuslikult tagasi makstav. Mis ei ole olemuslikult tagasi makstav? Annetus, kingitus, kindlasti midagi veel, mis on olemuslikult tagasi makstav. Ja ma tean, et naljade kordamine on nõme, aga kuna eelmine video oli nii pikk, et paljud teist ei näinud seda nalja ja minu arvates see on nii naljakas nali, et nüüd ma rikkusin kogu selle eellooga selle nalja ära, aga davai rahvas, mängime kuldviljakut. Kategooria muud tagasi makstavad rahalised vahendid. 500. Raha, mille maksmisel sa eeldad, et sa saad selle pärast tagasi. Mis on laen. Laen on olemuslikult tagasi makstav rahaline vahend. Laenuinvestorid ei kinkinud oma raha Roosaare OÜ-le, nad ei annetanud seda Roosaare OÜ-le, nad andsid laenu ootusega, eeldusega, sooviga saada see tagasi, mitte ainult, loomulikult nad tahtsid intressi ka, aga nad ikkagi lootsid, et nagu saaks oma põhisummaga tagasi, sest muidu nad ei oleks seda raha andnud. Kui keegi oleks tulevikku vaadanud ja näinud, et pauk käib ära ja kõik läheb pekki, siis nad ei oleks seda raha andnud. Laen on olemuslikult tagasi makstav rahaline vahend. Õigus avalikkuselt muid ehk muid peale hoiuste tagasi makstavaid rahalisi vahendeid muul viisil kaasata on ainult krediidiasutusel. Roosaare oma blogi kaudu tegi ettepaneku avalikkusele ehk eelnevalt kindlaks määramata isikute ringile, et tulge, andke minu OÜ-dele laenuraha, ma panen selle edasi, saame kõik intressi. Muidugi seda ta ei rõhutanud, et ta ise võtab vahelt intressi, aga suva, saate kõik intressi. Laen on tagasi makstav rahaline vahend ja õigus avalikkuselt muid kui hoiuseid tagasi makstavaid rahalisi vahendeid muul viisil kaasata on ainult krediidiasutusel. Krediidiasutusena tegutsemiseks on vaja trummipõrin tegevusluba. Liigume oma struktuuris punkti 3 juurde, miks vaikib Finantsinspektsioon ja mina saan teile täna öelda täie kindlusega, et Finantsinspektsiooni juhatus valetab avalikkusele, kui nad väidavad, et nemad ei vaata väljapoole oma perimeetrit, et nemad ei tegele asjadega, kus kellelgi ei ole tegevusluba, sest nende pädevus seal lõpeb, nende pädevus puudutab ainult neid tegelasi, kellel on tegevusluba. See on see narratiiv, mida nad on esitanud ERR-i vahendusel ja see, head inimesed, on laus vale, täielik vale. Finantsinspektsioon tegelikult ei ole riigiasutus klassikalises mõttes, maksumaksja teda ei rahasta. Finantsinspektsioon on autonoomse pädevusega ja oma eelarvega Eesti Panga juures asuv asutus. Isegi kui peaks tulema välja, et Finantsinspektsioon ei ole kogu oma eksistentsi jooksul mitte sentigi saanud riigieelarvest raha, isegi kui see nii on ja ma ei saa maksumaksjana möliseda, et minu maksuraha siis ma saan ikka möliseda. Miks? Sest kui Finantsinspektsioon ütleb, et nemad ei tegele asjadega, mis jäävad nende perimeetrist väljapoole, siis nad valetavad, sest nad on nendega tegelenud küll. Eelmises videos ma ei toonud kõige paremat näidet. Eelmises videos ma mainisin teile Vabaks OÜ juhtumit, mis jääb mõne aasta tagusesse aega, kus olid ühed tegelased, kes tahtsid luua sellist äritegevust, mille keskmes oli teise samba pensioniraha, mis pidi vabanema. Ja nagu teie, head inimesed, kommentaarides kirjutasite, ma ei tea, kas te tahate nendel puhkudel, et ma nimetaks kasutajanime ja tõstaks kedagi esile, ma igaks juhuks ei tee seda, sest äkki teile ei meeldi muu jutt, mida ma räägin ja teie pole milleski süüdi, aga üks väga tore inimene, kes muga pidevalt kommentaarides suhtleb, kirjutas mulle, kuule taga, vaata, see Vabaks OÜ teema on, siin oli ikkagi riik ja teine sammas, et karta on, et see oli nagu väga terava tähelepanu all, et see ei ole parim näide. Vaata Mari-Liis Mihkelsoni näidet. Kurat, võtaks inimesed, te olete minust nii paljudes asjades nii palju targemad ja ma olen nii tänulik, et te kirjutate kommentaare. Ma loen iga jumala kommentaari läbi, enamasti vastan. Kui ma ei ole vastanud, siis see kommentaar võis kaduda mingisuguse nõmeduse valli alla, sest YouTube töötab minu vaatest nii, et ma näen enne kommentaare, millele ma ei ole vastanud ja kui on mingi trolli kommentaar, mis on täiesti mõttetu, mitte midagi anna juurde, selleks, et seda mitte näha, ma peaks selle kas kustutama või vastama, ma ei kustuta reeglina mitte midagi. Üks erand, YouTube'i filter püüdis Sildarude video alt kinni kommentaari, mis kirjutas sa oled lits 3 hüüumärki. Selle kohta ma ütlesin YouTube'ile, jah, see on veits ebasobiv, et võid kustutada. Üldjuhul ma ei kustuta mitte midagi, ehk siis võib juhtuda, et su kommentaar jääb kaduma mingite nõmedate asjade vahel lihtsalt sellepärast, et ma alati ei jõua. Mida iganes andeks või eesmärk on vastata kõigile, kes vähegi panustavad millegi muu kui lihtsalt trollimisega, aga point on selles, et teie teadsite enne kui mina, et siin on üks case
ja selle asja juures on kõige kurioossem see, et kui ma üritasin infot leida, siis seda infot ei ole. Postimees on kirjutanud loo, aga mul ei ole Postimehe tasulist paketti, mul on Delfi. Tegin valiku, arvake sellest mida iganes, see pole tähtis, sest miks Delfi ei kirjuta? Ja teate, kes kirjutab veel? ERR kõigist väljaannetest. Mitte, et panna puid alla ERR-il, aga ma just ikkagi panen, sest ERR-iga on lihtne probleem, ta on riigile liiga lähedal. ERR-i mina ei usalda riiki kritiseerima, aga Finantsinspektsioon pole ju otsesõnu riik. Finantsinspektsioonile on ERR puid alla pannud. 7. oktoober on ilmunud ERR-i veebiportaalis artikkel pealkirjaga Eraisikutele laenu andmise eest musta nimekirja sattunu kaebas Finantsinspektsiooni kohtusse, sest kui sa täna guugeldad nime Mari-Liis Mihkelson, siis ma ei tea, kas minu Google on katki või mis toimub, ainus mida sa leiad on esiteks Finantsinspektsiooni lehel hoiatus, et tema teeb midagi, mida ta väidetavalt ei tohi teha, siis Postimehe artikkel, millele mina ligi ei pääse, sest see on tasuline, ja ERR-i ingliskeelne artikkel, sama artikkel, mis ma just viitasin, aga inglise keeles. Selleks, et seda eestikeelset artiklit leida, ma pidin minema ERR-i portaali eestikeelsesse ja trükkima otsingusse Finantsinspektsioon ja siis ma leidsin selle. Kui ma guugeldan Mari-Liis Mihkelson Finantsinspektsioon, siis ma isegi ei näe seda eestikeelset ERR-i artiklit. Miks ja kuidas, mis toimub? Ma olen kuulnud küll, et Google'i otsingusüsteem on katki ja nüüd ma saan aru, et kuskil on mingi probleem, sest see ei ole normaalne. Kui keegi teist teab Mari-Liis Mihkelsoni või kui isegi juhtub, et Mari-Liis, sa ise näed seda videot, ma tahan sinu teemat käsitleda. See on jumala haige teema. Kui sa vähegi tahad suhelda, saada mulle meil. Mari-Liis Mihkelson, mida ta tegi? Ta on eraisik, kes andis laenu eraisikutele, kuni tuli Finantsinspektsioon ja ütles, ai, nii ei tohi. Avalik hoiatus, kõik on üleval. Uurige ise, kui huvi on. See pole praegu tähtis. Tähtis on see, et Mari-Liis jõudis laenu anda 7 inimesele ja teenis selle pealt tulu 400 €. Ja miks ta tegi seda ilma tegevusloata? Asi läheb igal sammul paremaks. 2021 Finantsinspektsiooni veebis uudisnupuke. Finantsinspektsioon selgitab, millal on füüsilisel isikul, nagu näiteks Mari-Liis Mihkelson, laenu andes vaja tegevusluba. Tsiteerin uudisest. Tegevusluba on vaja siis, kui tarbija krediidi andmine on muutunud tema peamiseks majandustegevuseks ja tulu teenimise allikaks. Finantsinspektsioon, see väidetavalt kõige pädevam asutus finantsteemadel, ütleb meile, et tegevusluba on vaja ainult siis, kui see on muutunud isiku peamiseks majandustegevuseks ja tulu teenimise allikaks. Ma ei tea Mari-Liisi finantside kohta midagi, aga kui Mari-Liis teeb palgatööd või saab mingit muud ettevõtlusega seotud tulu, siis mul on vaja teada, palju ta muud tulu teenis. Ma eeldan, et rohkem kui 400 €, sest teate mis? Erinevalt sellest, mida ütleb meile ametlik vaesuse piir või mida iganes, ma isegi ei tea, kus see piir praegu läheb, aga vanasti oli see absurdselt madal. Ma eeldan, et see on jätkuvalt absurdselt madal, et mingid lollakad asjad ei taha kuidagi paremaks minna ajas. 400 €, head inimesed, on raha, millest ka mina ei elaks ära. Miks? Sest sellest ei ole võimalik Eestis tänapäeval ära elada. Kui Mari-Liis jõudis 7 inimesele laenu andmisega ainult 400 € teenida, siis see ei saa parima tahtmise juures olla tema peamise tuluallikas, sest see tähendaks, et tema peamine tulu peaks olema vähem kui 400 €, ma ei tea, mis perioodi peale, mis tähendab, et ta oleks surnud. Mari-Liis oleks surnud, ta oleks nälga surnud või lumehanges ära külmunud, sest tal ei ole kodu, sest kui ta peamine tuluallikas toob talle sisse vähem kui 400 €, isegi kui see on ainult 1 kuu periood, millest me räägime, tõenäoliselt ta teenis seda pikema perioodi jooksul, siis ta oleks surnud. Minu teada Mari-Liis on elus, mis tähendab, et see ei saanud olla tema peamise tuluallikas, mis tähendab, et Finantsinspektsiooni veebi järgi tal ei olnud vaja tegevusluba, mis tähendab, et mida kuradit Finantsinspektsioon, millega te tegelete, kas te olete idioodid või on Matrixis mingi viga ja mina ei saa millestki praegu aru, sest jumala eest, võrdleme seda nüüd Roosaarega. Roosaare osas kirjutab Siim Tammer, ma ei hakka uuesti ette lugema, eelmises videos tsiteerisin, et Finantsinspektsiooni üks juhatuse liige raiskab kõigi aega ja toodab mingit hülgemüla kuskil blogis ja kirjutab, et oi, kõik on nii keeruline, me ei saa ju siin kohe näha kuskil kuritegu. Eelmises etapis näitasin teile, asi on jumala kuradi lihtne. Inimesed, ma hakkan vandenõuteooriaid uskuma, aga see on täiesti võimalik, kuna Eesti on nii väike, just sellepärast, et me oleme nii väike, on see risk isegi suurem, et kuskil on kellegi sõbra sõber. Ma ei taha seda veel öelda Finantsinspektsiooni kohta, sest veel on võimalus neil suu lahti teha ja veel on võimalus öelda seda ainsat asja, mida nad saavad öelda, seda, et Roosaarel pidi olema tegevusluba. Võrdleme Mari-Liisi ja Jaaku. Jaak kaasas 600 OÜ-d ja tehniliselt võttes OÜ on juriidiline isik, mitte füüsiline, ehk siin ei ole tarbija juura mõttes. Aga see ei oma tähtsust, sest päriselus juriidilise isiku taga on füüsiline isik, vähemalt üks, vahel ka mitu, eks ühel OÜ-l võib olla mitu osanikku või isegi kui on üks osanik, siis tal on pere, kes sõltub tema sissetulekust, ehk ühe OÜ taga on vähemalt üks kuni mitu füüsilist päris inimest. Need on päris inimesed, meil on siin Jaagu kaasuses vähemalt 600 päris inimest, väga suure tõenäosusega palju rohkem kui 600 päris inimest, sest ühe OÜ saatus võib mõjutada palju rohkem inimesi kui seda ühte või mitut, kes seda juhivad. Mis on summad? Me teame Ekspressi andmetel, et Jaak teenis tulu vähemalt veerand miljonit eurot ja see on minimaalselt. Jaak ise ütleb meile Ekspressis, et see veerand miljonit, mille küll kalkuleeris Ekspress, aga Jaak ütleb, et vahelt kasu, mis ta võttis, kui ta sai intressi ülevalt ja andis seda alla edasi, midagi jättis endale, et see oli 2%. Ta ütleb, et teine 2% ta sai veel eraldi tasu Planet 42 tegijatelt, et ta leiaks laenuraha. Ehk
väga lihtsustatult, puusalt tulistades, me võime hinnata Jaagu tulu vähemalt 500 000 euro suuruseks. See võib olla veel suurem, ma üldse ei kahtle, et see on tõenäoliselt suurem. Aga nende andmete pinnalt, mida on Ekspress avaldanud ja Jaak ise meile öelnud, see jääb tõenäoliselt kuskile 500 000 kanti. Meil on Jaak vähemalt 600 inimesega, vähemalt 500 000 euro tuluga. Meil on Mari-Liis 7 inimesega 400 eurose tuluga ja kontekstis, kus Finantsinspektsioon ütleb, et Mari-Liisil ei ole vaja tegevusluba, kui see siin laenu andmise tegevus ei ole tema peamise tuluallikas. Ma just selgitasin teile, et eluliselt ei saa see olla tema peamine tuluteenimise allikas. Kui ma selle kõik nüüd olen teile ära rääkinud, inimesed, ma pean minema jõusaali, ma plahvatan kohe vihast. Ma reaalselt plahvatan kohe vihast Finantsinspektsiooni suunal. Meedia ei kajasta, kes siin kahju sai. Mitte kuradi keegi ei ole veel kahju saanud. Meedia kajastab, aga ütleb meile, et vaene katkise vaimse tervisega Roosaare, kes ju üldse ei aimanud, et avalikkuselt miljonite kaasamine võiks eeldada tegevusluba. Vaene Roosaare, mida tema valesti on teinud? Siin on ju kõigest vähemalt 600 inimest kannatada saanud ja tema on ligikaudselt 500 000 vähemalt tulu teeninud siit, et vaene Roosaare, aga kuradi Mihkelson on Finantsinspektsiooni seisukoht põhimõtteliselt. Meedia Mihkelsoni olemasolu ei tunnista, Roosaare olemasolu esitab meile eksitavalt ja siis Finantsinspektsioon siin paneb silmad kinni, et nii keeruline on. Siin ütleb, et jumala selgelt tegevusluba vaja, samas ütleb enda veebis uudisnupus, et tegelikult ei ole vaja tegevusluba, kui see siin ei ole su peamine tuluallikas ja ta ütleb seda inimesele, kes sai tulu 400 eurot. Inimesed, kui ma neid videosid teen, siis mul on oht hakata kibestuma. Ma üritan mitte kibestuda, sest kui me kibestume, siis see võtab meilt energiat ära, et midagi paremaks teha. Meil on vaja energiat, mul on vaja energiat. Ma ei saa lasta selle ennast tõmmata kuskile auku, et kõik on perses, kõik ei ole veel perses, kõik ei ole kadunud. Mari-Liis läks kohtusse. Seesama uudisnupp ERR-is, 7. oktoober. Mari-Liis kaebas Finantsinspektsiooni kohtusse. Mari-Liis, kui sa vajad moraalset tuge, võta muga ühendust. Ma ei anna individuaalset õigusnõu, ma saan lihtsalt leelotada mingitel teemadel ja siis võta või jätta, mida sa tahad. Ma ei hakka sulle õigusnõu pakkuma, ei tasuliselt, kindlasti mitte tasuta, sest mul ei ole seda võimalik teha, sest see kuradi asi vajab tähelepanu. See vajab tähelepanu, sest siin on 600 inimest. Mis ei tähenda, et Mari-Liisi saatus ei loeb küll, mulle loeb see väga, ma tunnen meeletut ebaõiglust, aga videod jäävad esialgu siia. Ma tahan ka kunagi jõuda Mari-Liisini, võib-olla me suhtleme, ma tõmban nüüd sellele osale joone alla ja küsin teilt, jätke kõrvale see, et teil on siin ees emotsionaalne naine, sest vaadake, emotsionaalne naine on selline võimas loodusnähtus. Mida teeb üks emotsionaalne naine? Ta võtab oma emotsioonid, selle asemel, et kellelegi rusikaga näkku lüüa ja ärge saage valesti aru, ma tunnen küll seda tungi, kerget värinat sees, et ma tahaks anda rusikaga näkku mõnele tegelasele Finantsinspektsioonis, aga ma ei saa seda teha, sest see oleks ju kuritegu ja kui ma paneks toime kuriteo, siis mu laps kannataks, sest ta jääks oma emast mõneks ajaks ilma. See oli kõik naljaga pooleks, ma ei lähe kätega kellelegi kallale, ei. Mida ma teen naisena oma emotsioonidega? Ma pakendan need energiaks. Esiteks, see köhatus tuli kõige paremal hetkel, sest ma tahtsin öelda, et esiteks niipea, kui mul on see köha üle läinud, ma lähen jõusaali selle vihaga ja teiseks, ma istun arvuti taha, ma panen need videod kokku ja ma ütlen teile, kirjutage mulle kommentaarides oma mõtteid, ma tean, et te teate veel rohkem, kui mina tean ja ma loen neid, ma protsessin neid ja teadke palun seda, ma olen mõnele teist juba üks-ühele selgitanud kommentaarides, kui ma vaidlen teile vastu, see ei tähenda, et teie panus ei ole oluline. Kui ma vaidlen vastu, siis minu mõistus opereerib automaatselt. Ma näen kommentaari, seal on sisuline mingi väide, mingi argument, automaatselt ma põrgatan vastu ootuses, et palun, kui sa vähegi viitsid põrgata tagasi, mind huvitab ainult mõttearendus. Mind ei huvita mitte miski muu, muu ka selles suhtes suur aitäh, kui lihtsalt kirjutad lahkeid sõnu ja toetad, see on väga-väga vajalik, muidu ma oleksin ammu ära lagunenud, aga kui sa sisu kirjutad ja ma vaidlen sulle vastu, see ei tähenda, et nüüd jää vait, sa ei tea midagi, absoluutselt mitte, see tähendab, et davai, sul on mõtteid, ma panen vastu, paneme edasi-tagasi ja isegi kui ma sel hetkel ei ütle, okei, ma nüüd loobun põrgatamast, sest et ma näen, et tegelikult sinu mõte nagu on üle, isegi kui me ei jõua sinna punkti, me võime sinna jõuda, see ka juhtub, aga kui me ei jõua sinna sel hetkel, minu aju teeb ringreisi ümber maailma ja kõik, mis te kirjutate, käib siin ringi ja kui ma täna ei mõista sinu argumenti, see ei tähenda, et see ei ole hea argument, see ei tähenda, et ma ei võiks 3 kuud hiljem ärgata keset tööd ja aru saada, et su argument oli tegelikult kuradi hea argument. Iga kommentaar loeb, kui teil on mõtteid, jagage neid. Ma tõmban nüüd punktile 3 joone alla, sest ma tahan veel vähemalt lühidalt mainida aegumise teemat, ma tahan lühidalt mainida, miks kell tiksub ja miks meil on vaja teha häält. Punkt 4, aegumine. Ma ei ole veel karistusõiguse maailma piisavalt sügavalt sisse sukeldunud, et teile midagi väga väärtuslikku öelda ka aegumise aspektist, aga tegelikult valetan, see ka siin on väärtuslik. Saage palun järgnevast aru. Aegumine tähendab erinevaid asju tsiviilvaidluses ja süüteomenetluses. Tsiviilvaidlus on see, kui 2 eraisikut, näiteks OÜ versus OÜ või Jaak versus Jaan või Jaak OÜ versus Jaan või Jaan OÜ versus Jaak. Eraisikud tsiviilkohtus vaidlevad
siis aegumine on selline loom, et tema peatub hagi esitamisega. Aegumine on see, et alates mingist hetkest, näiteks lepingu puhul, tavaliselt on 3 aastat aegumine, sul on 3 aasta jooksul pärast seda, kui teine sind üle lasi, ei anna pead, mis see täpne algushetk on, millal 3 aastat hakkab jooksma, see pole hetkel relevantne. Oluline on see, et reeglina 3 aastat, erandlikult 10 aastat ja see tähendab seda, et kui sa selle aja jooksul jõuad kohtusse, siis aegumine peatub. Ehk tsiviilvaidluses ei ole seda riski, et sa lähed kohtusse ja keset kohtuvaidlust järsku asi aegub ja kõik on läinud, kõik on tühja. Siin ei ole seda riski. Teate, kus see risk on? Siin süüteomenetluses aegumine on selles mõttes midagi muud, et aegumine ja see periood, mille jooksul midagi aegub, tähendab seda, et sa pead jõudma süüteost jõustunud kohtulahendini, mitte lihtsalt lahendini, jõustunud kohtulahendini. Täpsustan, et väärteo puhul me ei räägi jõustunud kohtulahendist, vaid jõustunud otsusest, näiteks kui politsei teeb sulle kiiruse ületamise eest trahvi, siis see on väärteomenetleja otsus, kui sa seda ei vaidlusta, siis see otsus jõustub, ehk väärteo puhul ei pea jõudma kohtulahendini. Aga kui see, kes väärteost trahvi sai, vaidlustab selle trahviotsuse, siis loomulikult on vaja jõuda jõustunud kohtulahendini ja kogu selle aja aegumine muidkui tiksub, aeg saab otsa, liivakellast terad langevad ja nüüd ma jään vait ja video jätkub. Mis tähendab, et kas keegi ei vaidlusta seda või seda ei ole enam võimalik vaidlustada, selleks on aega teatud arv aastaid ja see aeg võib olla väga lühike. See on võrdlemisi ulme. Väärteo puhul reeglina on aegumine 2 aastat, erandkorras seadus võib ette näha pikema aja, näiteks andmekaitse teemadel läks see 2 aasta pealt vist 3 peale, kui ma õigesti mäletan, sest näiteks andmekaitse inspektsioon tegi siin ITK-le trahvi, et kuulge, need viskasid mingid tundlike patsiendi andmetega dokumendid lihtsalt ehitus mingisugusesse suurde sellesse prügikasti, mis iganes need on, mul lähevad sõnad praegu peast meelest ära, aga igatahes nad tegid trahvi põhjendatult, sest kurat, sa viskad mingi tundlikke andmeid lihtsalt kuskile suvalisse konteinerisse iga möödamineja saab sealt portsu kaasa haarata, äkki leiad mõne poliitiku mingisuguse vaimuhaiguse ja saadki välja pressida, mida iganes, kõik on võimalik. Nad tegid trahvi põhjendatult, ITK vaidlustas, sest igaüks vaidlustaks, kui sa saad 200 000 trahvi vaidlustad, et äkki vähemalt saab trahvi vähemaks, kui mitte päris lahti. Mis juhtus? Asi aegus keset kohtuvaidlust, sest 2 aastat on liiga lühike aeg, kohtud ei jõua ära menetleda, see on absurdne. Ehk tehti erandid, teatud juhtudel väärtegu võib kuni 5 aastat aeguda. Teise astme kuritegu 5 aastat, esimese astme kuritegu 10 aastat. Nüüd Roosaare kaasuses ei ole mingil juhul minu teada. Ma ei tea, et oleks olnud esimese astme kuritegu. Teise astme kuritegu on süütegu, mille eest on karsis ette nähtud tähtajaline vangistus kuni 5 aastat või rahaline karistus. See kuni 5 aastat vangistust või rahaline karistus on teine aste, sealt edasi, kui vangistus on juba kõrgem, siis on juba esimene aste. See praegu, nii palju kui mina tean, ei ole relevantne. Roosaare puhul on võimalik 2 asja. Kui oli vaja tegevusluba ja sõbrad, ma luban teile kõige nimel, mis mul oli püha, et ükski erapooletu, ratsionaalne, loogiline isend ei saa jõuda järeldusele, et tegevusluba ei olnud vaja. See ei ole võimalik. Tegevusluba oli vaja. Nüüd, kui tegevusluba oli vaja, siis on 2 varianti. See võib liigituda väärteoks, see võib liigituda teise astme kuriteoks. Millest see sõltub? Sellest ma räägin täpsemalt karistusõiguse videos kunagi tulevikus, aga ütlen etteruttavalt, olen juba ennegi öelnud, et küsimus on selles, kas Roosaare tegutses kaudse tahtlusega või ettevaatamatusest. Taaskord etteruttavalt minu tagasihoidlikul hinnangul ei ole olemas loogilist universumit, kus saaks öelda, et Roosaare tegutses ettevaatamatusest. Tal pidi olema kaudne tahtlus ja seda on väga lihtne näidata, sest tema ise ütles meile Ekspressi persooniloos, et intervjuu andmisest aasta aega varem umbes oli mingi suur koosolek Planet 42 Inclusioni vendadega, kus arutati Finantsinspektsiooni järelevalvet, arutati tegevusloa küsimust ja tuldi õnnelikult ära, arvates, et ei ole vaja tegevusluba. Ja Eametsa kaasus, ja ma mainin Eametsa sellepärast, et mingi troll käis ja trollis mind Eametsa teemadel lõpmatuseni, kuni ma sain aru, et minu suur usk sõnavabadusse, minu suur pühendumus sõnavabaduse kaitsmisele ei tähenda, et ma pean mingit suvalist trolli aktsepteerima kommentaarides. Ma panin Peida kasutajakanalist, see tähendab, et tema ei näe minu kanalit ja mina ei näe tema kommentaare rahumajas, aga see troll käis ja trollis Eametsa teemadel ja tegelikult see oli väga hea, sest Eametsa kaasuses ütles Riigikohus midagi väga olulist. Ainus viis, kui sa oled mingi alaprofessionaal, näiteks ülikoolis mingi dekaan, miks ka mitte ennast üles haipinud rahatark investeerimisvend, kui sa oled sellises valdkonnas ja sa tahad öelda, et nagu ma ei saanud aru mingist asjast, siis sa pead näitama, et sa oled küsinud eksperdilt. Sa oled küsinud juristilt, mitte lihtsalt see, et sattusid kohvinurgas kokku juristiga või et sa tead ühte juristi mingi Ameerikas raamatute müümise ajast. Ei, sa pead näitama, et sa küsisid juristilt konkreetselt, kas A-variant, sa küsisid juristilt, et kas selleks siin täpselt kirjutad tegevuse ära, kas selleks siin on vaja tegevusluba või B-variant, kui sul on sitaks palju raha, siis sa annad juristile lahtise otsaga ülesandet, analüüsi kõik mu riskid, selle peale jurist ütleb, paneb tärnikese, ei saa välistada, et midagi on veel, sest universum on keeruline ja siis tuleb vastus eksperdilt, ei, siin kindlasti ei ole vaja tegevusluba, siis sa saaks potentsiaalselt väita, et noh, kuulge, ma ei tea, kõik ütlesid mulle, et mul ei ole vaja, kuidas ma pidin aru saama. Sõbrad, ma
vean kihla. Ei, ma ei vea kihla, ma olen jumala kindel ja ma ütlen teile miks, et nii see ei olnud. Esiteks, mõelge selle peale, kui praegu Finantsinspektsiooni juhatuse liige ütleb meile, et see on kõik nii keeruline, me ei saa üldse aru, mis toimub, kuidas see saaks tegevusloaga olla. Kust siis sai Roosaare leida juristi, kes julgeks talle öelda aasta aega varem, et pole mingit tegevusluba vaja? Kui Finantsinspektsioon ei julge seda meile praegu öelda, kuidas oleks Roosaare leidnud selle juristi? See oleks selline risk juristile, kui jurist ütleb, et ei ole vaja tegevusluba ja pärast tuleb välja, et oli, siis jurist potentsiaalselt vastutab kogu selle pasa eest. Ükski jurist ei võta seda riski ja pigem kaldub teisele poole ettevaatlikkusest, ütleb, et tõenäoliselt võib olla tegevusluba vaja. Ta ei anna sulle seda garantiid, kui ta on päris jurist. Ta ei võta seda riski endale, et ta ütleb sulle, et siin kindlasti pole vaja tegevusluba ja siis kõik lendab vastu taevast ja siis ta vastutab kõige eest. See ei ole võimalik, mistõttu mina ütlen teile, et seal ei olnud juristi, kellelt oleks küsitud, kas peab olema täpselt sellise asja jaoks tegevusluba. Seal ei olnud seda juristi või kui ta oli, siis ta ei vastanud, et ei ole vaja tegevusluba, sest lisaks sellele, mida ma juba ütlesin, mõelge sellele, kui see oleks nii olnud, Raudpolt oleks avalik, Roosaare Raudpolt oleks seda seal Ekspressi artiklis öelnud, miks ta peaks seda Trumpi saladuses hoidma, ta käiks seal Trumpi kohe välja, ta annaks kogu Eestile signaali, sealhulgas uurimisasutustele ja Finantsinspektsioonile, sõbrad, vaadake, mul on siin juristi arvamus, tema ütles, et pole vaja, ehk mõelge nüüd ise, tahtlust siit välja ei venita, ehk kogu selle liiga pika, kõrvalepõike eesmärk oli öelda, et loogiliselt peaks see minema teise astme kuriteo alla, loogiliselt peaks olema 5 aastat aegumist ja ma veel ei tea, kuidas see käib, kui sa 2020 vähemalt juba alustasid sellega ja nüüd see kestis kuni vähemalt 2024 kevad, et kas see aegumine nüüd hakkabki lihtsalt sealt 2020 otsast pihta, nii kui tuleb aasta number 25 ette või kas see vältav või kestev asi kuidagi on teisiti aegumisega, ma seda veel ei tea, ma tahan teile lihtsalt öelda, et süüteomenetluses aegumine tiksub ka siis, kui kohtumenetlus käib. Tsiviilis seda ei ole. Need laenuinvestorid, kes ei loobunud veel nõuetest, kes lähevad Roosaare vastu isiklikult, nende aegumine peatub, nende nõuete aegumine peatub siis, kui nad lähevad kohtusse. Nemad ei pea seda kartma. Kartma peab seda üldsust, sest süüteomenetluses see aegumine võib kogu asja ära rikkuda. Ja siit me jõuame veel ühe viimase asjani, mida ma ütlen selle sisu kohta. Eelmises videos ma kirjeldasin ühte vandenõu teooriat, mis on kujunenud ühe video kommentaarides, kus inimesed võrdlesid Jaak Roosaare psühhoosi ühe populaarse telesarja peategelase strateegiliste valikutega. Ma ütlesin teile, et see on vandenõuteooria, sinna paati ma veel ei istu. Sõbrad, mul on varvas vees, sest mind kummitab Edgar Savisaar. Ma ei saa teile veel midagi öelda, aga ma mäletan, et kuidagi Edgari tervis, kuidagi midagi süüdeomenetluses, kuidagi midagi venis, midagi lükkus edasi, midagi toimus, ma veel ei tea mis, aga mind kummitab mitu asja veel Roosaare persooniloost ja üks neist on see, et arstid ei luba mul intervjuusid anda. Kujuta ette, et sa oled nii hell, et sa ei saa isegi intervjuud anda, kus sul on vastas ajakirjanik, kes kottigi aru ei saa, igat su sõna usub ja mitte üheski sinu vales ei kahtle. Ja sa oled selleks ka liiga hell. Kuidas kurat sa süüdemenetluses vastu pead? Ma näen silmapiiril midagi. Mul on varvas vees, pange aerud valmis, sõbrad. Mul on tunne, et me ikkagi hakkame koos sõudma. Aga mitte veel. Tööpäev sai läbi või tööüritus, mis iganes see nüüd oli, see oli veidi asjalikum. Palun tunnistage, et see oli veidi asjalikum kui eelmine video, ma nägin rasket vaeva, et teile mitte rääkida. Valetan, mul ei olnud tungi rääkida teile Valga vanaemast, mul oli tung panna videosse see asi, et kui ma ütlen teile, et jah, eelmine video läks veits lappesse, siis ma nii tahtsin seda panna video algusesse. Ma ei tee seda, sellepärast ma ei taha ära peletada seda mega tõsist vaatajat, kellel on ka vaja teada, et see, mis praegu toimub, on nii haige, et kui ma ei oleks selles nii peadpidi sees, siis ma arvaks, et ma olen hull. Mis on jätkuvalt võimalik, ma võin olla hull, mida iganes. Ühesõnaga tööüritus sai läbi, need kolleegid, kes ei vihka teineteist, jäävad veits veel chillima või võib-olla, kui sa isegi mõnda meist vihkad, siis võib-olla sa lihtsalt ei taha veel koju minna, sest olgem ausad, kui sul on kodus väiksed lapsed, siis väikse lapse vanemlus on ka töö ja minna töölt tööle on suht väsitav. Me oleme ka inimesed, me mõistame sind, me ei pane pahaks, võid meiega ikka chillida. Kusjuures ilma naljata ma arvan, et ma võiks vabalt näiteks chillida, miks mitte Raul Eametsaga, kui me ei räägiks tema süüteomenetlusest välja arvatud, kui ta on valmis olema mees ja vaatama otsa tõele ja tunnistama seda, et ta käitus valesti, tegelikult isegi mitte mees. Naine, naistel on munad seespool, meid on raskem munadesse lüüa. Niisiis, kui just Eamets pole valmis olema õige naine ja võtma omaks seda, et ta käitus nõmedalt. Ja võib-olla ta sõpradega omavahel teebki seda, kurat seda teab. Aga ma arvan, et kõigest sellest hoolimata oleks võimalik chillida inimestega, kes sulle ei meeldi ja isegi meeldivalt aega veeta teatud kontekstis. Ma arvan, see on kõik võimalik. Sest üks asi, milleni ma iga jumala video juures tagasi jõuan, on see, et elu on kuradi kompleksne. Nii palju on halli ala ja siis, kui ma näen mingit mustvalget olukorda, nagu see, et Roosaare absoluutselt kahtlemata vajas tegevusluba ja kui ma ei näe, et inimesed, kes peaksid olema pädevad inimesed kõrgetel kohtadel, kui ma ei näe seda sõnumit nende poolt, siis jah,
Siis hakkab natuke kurb. Sellega seoses mu väga hea sõber, kes on üks suurimaid põhjuseid, miks see kanal üldse eksisteerib, sest tema vaatas algusest peale igat jumala videot ja ta julgustas mind siiamaani, julgustab, on alati olemas, sa tead, kes oled, sa pole milleski süüdi, ma ei ütle su nime ja tema andis mulle ühe lingi John Oliverist, ma panen selle äkki selle video alla, kes veel on siin meiega, siis seal video all on siis see link ka, et John Oliver annab intervjuu, äkki oli New York Timesile, ma ei mäleta, vist jah. Ja ta räägib seal ka seda, et noh, et nad teevad ju vahel seal saates mega raskeid teemasid, noh selliseid õudsaid teemasid, kus sul lihtsalt nagu, kui sa vaatad, kui hull see olukord Ameerikas mingi teemaga on, siis süda murdub ja talt küsitakse nagu, kuidas sa suudad nagu nii retsi teemat käsitleda ja mitte murduda inimesena ja ta ütleb, mis on ülikaunis, et nihilismist ei ole kasu, et ta ei saa muutuda ükskõikseks, nihilismist ei ole kasu, et ta tunneb raevu, aga ta siis protsessib seda kuidagi, et suunata seda millekski paremaks ja see on midagi, mida ma olen ise teinud ilma seda nii hästi endale teadvustamata, et mingid asjad ajavad mind raevu ja ma ütlen, minu jaoks on jõusaal parim väljund sellele, et kui sa teed neid kordusi ja natuke on jõud otsa saamas, sa mõtle sellele ühele haigele asjale, mis sind tegelikult ajab närvi ja sa kasutad seda energiat positiivselt, sa tuled sealt värskena tagasi ja saad teha midagi loodetavasti produktiivset. Ja kui ma seda John Oliveri intervjuud vaatasin, siis ma tegelikult tahtsin teiega jagada ka seda, et ideaalses maailmas, kui mul oleks kogu maailma raha, ma tahaks teha sellist asja nagu John Oliver, aga reaalsus on see, et see jääb alati ainult ideaaliks, sest Eesti turg on nii väike, et mitte mingil juhul ei tasuks ära sellise meeskonna palkamine, nagu on John Oliveril, ehk täpselt sellise asja tegemine ei ole võimalik, isegi kui meil oleks mingi meeletu rahastus taga, ma saaks palgata inimesi, see ei oleks võimalik, sest Eesti turg on liiga väike. Palju on eesti keelt kõnelevaid inimesi, ma ei tea, mingi Milkuringis, mis me rahvaarv on mingi 1,3, 30% ei räägi eesti keelt, okei, mõned on välismaal, ütleme ümaralt Milku, miljonile inimesele. John Oliver teeb ingliskeelset asja, Ameerikas on, ma ei tea, 350 miljonit inimest, midagi sellist, üle 300 miljoni vist, kui ma ei eksi, ma ei hakka praegu otsima, see pole tähtis, sest te saate ju kõik aru, et inglise keelt räägib maailmas miljardeid inimesi. Tema saade läheb ka YouTube'i, nüüd väikese viivitusega nad selgitavad ka seal intervjuus, et see kanal, kus nad seda teevad, HBO, ta tahab, et inimesed ikkagi teeks endale nende platvormil ka konto ja maksaks raha ja siis nad nüüd lükkasid seda saate YouTube'i panekut vist 3 päeva, mitte palju, aga John Oliver ütles ka, et muidugi talle ei meeldi see, muidugi ta tahaks, et kõik kohe saaks ligi, aga eks need, kes teevad rahaotsuseid, teevad vahel teisi otsuseid. Ehk mõte on selles, et kui John Oliver teeb midagi, mida saab vaadata miljardeid inimesi, siis mina teen midagi, mida parimal juhul saaks vaadata kuni miljon ja olgem ausad, sinna me niikuinii ka ei jõua, miljon inimest, me ei leia, keda kotib või isegi kui võiks kottida, siis sellest miljonist on juba suur käputäis neid, kes lähevad närvi selle peale, mida ma räägin, sest nad on kuidagi seotud, sest Eesti on konnatiik. Ehk seda ei juhtu kunagi, et me saaks teha sel kanalil midagi sellist, nagu teeb John Oliver, aga me saame teha midagi muud. Ja nüüd tulete mängu teie inimesed. Ma olen jumala sentimentaalne inimene, ma püüan mitte nutma hakata heldimusest, kui ma seda ütlen, aga teadke, et see, mida ma ütlen, on jumala puhas ja siiras. Teie teete selle kanali selleks, mis ta on. Välja arvatud siis, kui ta on siit, siis on minu süü, sest lõpuks mina pean selle nagu kuidagi pakendama seeditavalt, aga kui ta on hea, siis see on tänu teile. Siin kanalil on 5000 inimest. 5000, Eesti mõttes 5000 on ikkagi suur arv. Maailma kontekstis 5000 on vähe, aga kui mul on 5000 eestlast, kurat, me võime ennast selle kanali liikmetega vabaks laulda, kui me tahame, meid on nii kuradi palju. Ja mida me teeme? Teie kirjutate, mina loen. See, mida te olete mulle kommentaarides andnud, on uskumatu ja e-kirjades ja absoluutselt kõik, mis te kirjutate, mis ei ole trollimine või midagi stiilis sa oled lits, mis nagu esiteks ma ilmselgelt ei ole, kust see tuleb, aga teiseks, keda see aitab, nagu miks sa seda teed, mine koju, maga välja ennast. Selles mõttes see on uskumatu, kui palju kasu saab nendest kommentaaridest, sest isegi kui ma kohe ei saa aru, mida te mulle öelda tahate, siis on mingi lootus, et ma mingi hetk saan aru. Ja varsti ma teen teile jätkuloo Kuhu uurija saagale. Ma ootan vastust ühele teabenõudele, hoian pöidlaid pihus ja loodan, et ma saan sisulise vastuse. Ja kui ma ei saa, siis ma pean otsustama, kas ma võtan riski, et ma esitan teile teooria, milles on 1% tõenäosust minu subjektiivsel hinnangul, et see võib olla vale. Ma olen väga kindel selles teoorias, aga vaatame. Tuleb üks püant, aga selle püandiga on selline maagiline lugu, et 11 vaatajatest kirjutas mulle vastuse mõistatusele enne, kui ma hakkasin mõistatust lugema. 11 inimestest jagas minuga kohtulahendit. Ma ei saanud kotti karu, mida see tähendab ja miks see asjasse puutub. Ma ütlen teile, ma lähen mõnesse teemasse sisse ja ma üritan seda tulevikus vältida. Ma läksin Kuuria teemasse sisse nagu hobune linnapildi. Sa olete näinud hobustele nagu klapid, neil on klapid silmade juures, silmaklapid, et nad ei ehmuks. Kui sa ei ole hobust näinud, siis tal on silmad natuke minust väljapoole, ehk ta näeks minust veel rohkem külgedele, kuigi minagi tunnen nagu päris hästi näeb. Aga ma läksin Kuuria teemasse sisse, silmaklapid ees ja ma vaatasin ainult ühte asja. Mind huvitas see notartehingu tühisus ja lihtsalt, et anda teile teave
teha teile selgeks ja ikka veel paljud inimesed lõpuni välja ei tea, sest mul on inimesed kirjutanud ja ma olen neile selgitanud, et tõepoolest on nii, et kui sul on paber ja seal on allkirjad ja kõik on selge, et sa pidid mulle andma oma maja, see paber ei tähenda kahjuks mitte midagi. Ja ma arvan, et seda tõlgendust ei päästa väga mitte miski siin maailmas, sest see notariaalne nõue kinnisvaratehingutel on nii elementaarne osa meie süsteemist, et sellest ei saa üle ega ümber. Ehk ma läksin kuuria teemasse sisse, silmaklapid peas mõeldes ainult tühisele tehingule, aga siis ikkagi juba selle klappidegagi natuke diagonaalis nägin, et kuulge, siin on veel mingit paska ja siis ma jäin kuidagi rääkima erinevatest asjadest, kõik oli kuidagi segane, siis ma tegin jätkuvideo, kus ma küll natuke parandasin seda asja, aga see ei läinud veel paremaks, sest ma mainin teile kohtulahendit jätkuvideos ja tunnen ennast halvasti, no ma ei tea, miks ma räägin pereisa minevikust, et mis selle kõigega seost on, ma ei tea. Ja teie inimesed, üks teie seast teadis kohe, kus on seos. Kui ma saan teabenõudele vastuse, siis ma teen sellise asja, et ma tituleerin selle kanali kuurijast paremaks, mitte minu pärast, ärge võrrelge mind lustiga, see ei puutu asjasse, üldiselt ärge üldse ärge võrrelge ennast teistega, ärge võrrelge mind teistega, ärge võrrelge seda kanalit, mitte millegi muuga. Ainus võrdlus, mida on vaja teha, on iseenda arengu võrdlus. Kas ma täna natuke tegin paremini kui eile? Kas mu kanal on täna natuke parem kui eile? Kui ma vaatan neid esimesi videosid, kurat võtaks, see kanal on praegu palju parem kui esimeste videote ajal ja suur osa sellest ongi tänu teile. Te annate mulle infot, teavet, mõtteid, perspektiivi, mille peale ma ei tuleks ise. Ehk minu roll ei ole siin olla mingi superaju, ma tean kõike, ma ei tea enamusi asju, aga mida ma suudan teha, on lugeda teie sisendit ja punuda mingeid võrke. Tegelikult ma tahtsin hoopis midagi muud rääkida, midagi lõbusat, midagi armsat, siin on süda ümber põhjusega. Ma joonistasin südame, sest saate aru, eelmine nädal mulle kirjutab mingi fotograaf, ma guugeldasin teda ja ma ütleks, ta on isegi tuntud fotograaf, kirjutab, et talle meeldib see kanal ja ta kuulis, et mul on kaameraga probleem ja tal on mingi kaamera, mis seisab, pani mulle lingi, see on soodukaga 6 sotti, mis minu jaoks on nagu mega kallis ja ta pakub mulle, tead, mis ma tahan, et sa teed seda kanalit, kas sul on vaja seda kaamerat, ma annan sulle. Ma olin peaaegu pisarateni liigutatud, võib-olla isegi tuli mõni pisar, ma ei mäleta enam eilset päevagi, aga reaalsus, et eestlased on ju, me oleme ju tuntud kui pigem sellised võõra asjadesse nina ei topi, eks ole, ma ei lähe võõrale inimesele ütlema, kas sa vajad abi, kui ta ei ole otseselt abi küsinud, et me nagu ei ole üldjuhul olnud see rahvas, ma ei tea, võib-olla on siin mingisugune põlvkondade vahetus toimumas, mis iganes see on, see oli kuradi maagiline, mingi inimene kirjutab mulle, et ma tahan, et sa teeks, mida sa teed. Ma saaksin toetada kaameraga, palun. Ja ärge arvake, et mul ei olnud ahvatlust seda pakkumist vastu võtta, see oli nii uskumatu pakkumine, muidugi oli ahvatlust, aga tõele au andes ma ei oskaks hea kaameraga tõenäoliselt kotigi peale hakata, nii et see läheks minu peal selles mõttes raisku ja loomulikult mul oli ahvatlus, aga ma ei saanud jah öelda lihtsal põhjusel, sest mul tegelikult ei ole seda vaja. Mul tegelikult ei ole seda vaja, see kuukanal lubab tuua siis 700 eurot, mis läheb minu OÜ-sse, mis sealt veel välja ei tule. Mul on vaja osta, mul on läpaka sisemälu 512 giga. Ma ostsin paar aastat tagasi MacBook Pro, seekord juba ettevõtte kuludelt, nii palju targem olin. Mul oli enne seda olnud 7 aastat MacBook Air, mille ma kunagi ostsin USA-st soodukaga mingi 800 $, super arvuti oli see. Mul olid enne olnud Dellid, Dell suri aastaga ära. Sorry nendele, kes ma ei tea, vihkavad Apple'it või mida iganes, ma ka kohati vihkan, eks ma olen teile selgitanud, et kui sa Apple'i App Store'ist võtad YouTube äpi ja siis selle kaudu tahad mu kanalile raha anda, siis YouTube võtab 30% ja Apple võtab veel 30%, see on selline sigadus, jah, mina ka vihkan Apple'it, aga kurat, nende arvutid on head. MacBook Air kestis mul jumala ilusasti 7 aastat ja kui ma ei oleks seda kanalit alustanud, ma oleks edasi pannud sellega. Tollel oli 128 giga sisemälu, iMovie ei handlinud seda ära, isegi kui ma tegin veel iPhone'iga videosid. Mul olid alguses telefoniga videod ja lihtsalt 128 giga ei handli seda ära, sest iMovie teeb esiteks koopiaid igast failist, mida sa kasutad, näiteks kasutan video faili, siis see on mul kuskil kaustas ja kui ma panen selle iMovie projekti, siis iMovie dubleerib seda, kaitseb seda veel korraks topeltkoopiaga ja lisaks, kui sa töötled, siis ta toodab sellise kausta nagu render files, mis eelmise Epos video puhul, mul läks kogu see projekt 400 giga, mul on arvutil 512 giga sisemälu. Ma pidin kogu aeg kustutama render filesi ja seda võib teha, see ei tähenda midagi halba, aga see tähendab, et kui sa iseenda projekti pooleli olevat vaatad, siis näiteks mul oli must pilt ees, ma ei näinud pilti, ma nägin ainult heli ja see oli nii kuradi frustreeriv igal sammul, mul on vaja osta midagi, mis aitab mul jooksutada iMovie't väljaspool arvutit, sest arvuti sisemälu kui sellist suurendada ei saa ja välised kõvakettad ja mälukaardid, kõik see oleks printsiibis võimalikud, aga fakt on see, et nende kirjutamise lugemiskiirus jääb arvutile alla, ehk ma juba ennustan suurt frustratsiooni. Ma tahan teha õige lükke. Internet ütleb mulle, et on olemas selline asi nagu NVMe, mis iganes see on, ma ei mõista tehnikast kotigi, aga see on mingi selline lisajubin, mille kirjutamis- ja lugemiskiirus on väga lähedal arvuti enda omadele, ehk see peaks olema parim variant, et neid videosid töödelda selle arvutiga, mis mul on, et ma ei peaks paari tonni eest või ütleme 1 terabaidise, 2 terabaidise mäluga MacBook on tõenäoliselt mingi 4 tonni, seda raha mul praegu ei ole, mul ei ole seda vaja, ma saan paari soti eest, võib-olla 3 sotti, sõltub täpselt, kuidas ma nüüd selle lükke teen. Ütleme, kuni 3 sotti läheb mul selle peale, et ma saaks seda lisamälu, mida mul on vaja, et üldse videosid teha. See võtab oktoobrituulust juba pool ära, eks? Ehk siis ma saan hakkama. Ma ei saa siin kohe mingi retsi tuld ja retsi kaamerit ja retsi kõike osta, sellest pole point, sest nende videote point ei ole teile mingi kuradi kinofilmi toota. Point on see, et oleks
loomeprotsess võimalikult lihtne. Üks osa sellest on see, et leida see lisamälu, et ma ei peaks kogu aeg tegelema mingi failide kustutamise, ümbertõstmise, mingi huinjaga, mis võtab mõttetult aega ja närvi. Ehk esimene samm on see 200-300 euri selle, mis iganes asi on NVMe alla panna. Niisiis, kuhu ma tahtsin jõuda sellega? Suur maailma suurim tänu kõigile, kes pakuvad abi, mis iganes kujul. Ma ütlesin fotograafile suur aitäh, tõenäoliselt natuke võib-olla vähem sõnu, aga ütlesin kindel ei, ma ei tunne, et see oleks õige seda vastu võtta ja ma ei plaaninud seda lugu teile rääkida, ärge palun saage must valesti aru, ma üritasin nagu, ma olen nii hea inimene, selles pole point on selles, et siis kirjutas mulle eile veel keegi, kellel oli ka mingi asi üle, mingi kaamera, mida ta kunagi soetas ja mingil eesmärgile nüüd seisab. Ta pakkus mulle seda ja siis ma tundsin, et kurat, ma pean nüüd midagi ütlema selle kohta, et ma olen super tänulik, aitäh teile siiralt. Aga mul ei ole seda vaja ja see ei oleks õige seda vastu võtta. Nendes olukordades, kui teil on mingi hea asi, mida te ise ei kasuta ja teil otseselt ei ole vaja seda raha selle müügist või te ei viitsi müüa, mis iganes on variant. Eestis on nii palju noori, kes tahaks seda asja, mis sul on. Ja vahel sa ei leia seda, näiteks ma üritasin siin rulluiskudele uut omanikku leida ja vaatasin turvakodu veebilehel, Tallinna linna mingi turvakodude selline leht, et seal oli kirjas, mida on vaja. Seal näiteks öeldi, et on vaja noored inimesed, kes sealt lahkuvad turvakodust oma elu alustavad, neil on vaja voodipesusid, neil on vaja köögiasju, mingid potte, panne ja nii edasi. Sa ei pruugi alati leida seda õiget inimest, aga võib-olla kui sul on kaamera, eks ole, sa saad kirjutada kuskile fotograafia ringidesse, et ringijuht kindlasti teab, et mõni laps on sellisest perest, kus ei ole võimalik lihtsalt seda kaamerat osta. Et kui sul on vähegi midagi üle, mis on kasutuskõlblik ja midagi sellist erilist, mis võiks tõesti kellegi teise elus midagi head tuua kaasa, siis ma tean, et on megatüütu otsida seda inimest ja on megatüütu see, et alati on risk, et see läheb kellelegi, kes lihtsalt müüb selle maha. Räägib sulle mingi kurva loo ja siis müüb selle maha. See risk on, aga nagu ma arvan, et see risk on seda väärt, et äkki see jõuab õige inimeseni. Äkki sa saad selle anda kellelegi, kellel on seda päriselt vaja. Äkki veab, äkki ei ole see pahalane, kes lihtsalt kasutab sind ära. Ja mõtle, kui see õnnestub, mõtle, sul on mingi asi, millest sa isegi ei hooli, see seisab sul. Sa ei tee sellega mitte midagi, aga see võib kellegi teise elu positiivselt mõjutada. See on nii võimas tunne, et ma arvan, et see on väärt natuke aega investeerida ja kas või üritada otsida neid inimesi. Ma ise näiteks olen Facebookis sellises grupis nagu abi üksikvanematele ja seal siis ka kunagi oli, ma mäletan mingid lood, et kas ikka oli päris abi vaja või mitte. Ja nüüd seal on hästi aktiivsed administraatorid, kes tegidki eraldi MTÜ ja vähemalt selle pinnalt, mida mina kasutajana näen, seal siis administraator iga kord ütleb ka, et kui sa postitad mingi pakkumise, ära enne kellegagi midagi kokku lepi, enne kui administraator ütleb jah, sest nemad väidetavalt teevad siis mingi taustauuringu, küsivad seal pangakonto väljavõtteid, arveid, kõik, et kontrollivad ära nii palju, kui nad saavad oma piiratud ressursside juures, et kas see, kes ütleb, et ta vajab abi, vajab päriselt abi. Ehk neid gruppe on ja neid inimesi on võimalik leida, nii et kui teil jääb midagi üle, proovige, kui vähegi viitsite, natuke vaeva näha, et see jõuaks õige inimeseni. Mina ütlen suur aitäh ja ütlen teile, et mul pole häda midagi. Minule on palju tähtsam see, et need inimesed, kes pakkusid kaameraid, kirjutasid ka lahkeid sõnu kanali kohta, julgustavaid sõnu, see on see, mida mul on kõige rohkem vaja, moraalset tuge, sest see asi siin vahel on natuke väsitav, mul ei tule alati hästi välja, mul kaob korraks mott ära, aga kui ma loen ühte kommentaari, mis ütleb, tead mis, mulle meeldis, mis sa tegid ja võib-olla seekord sa ei teinud kõige paremini, aga ma tean, et sa saad seda teha paremini, siin on minu mõtted ja nõuanded. See on fantastiline, et keegi võtab aja, et anda mulle nõu, mida mul on vaja. Ja kui mul ei ole seda vaja, vahel ma põrgatan vastu ja siis ma sain aru, ma õppisin ühe kanali sõbraga seda, et kui ta andis mulle nõu ja ma selgitasin talle vastu, et miks minu arust ei ole nagu parim nõu või miks ma ei teeni, siis korra sattusime olukorda, kus tema arvas, et ma nagu läksin närvi või mida iganes, aga minu aju, kui ma kommentaarides olen, see võtab aega, eks kommentaaridele vastamine, ma siin üks päev 3 tundi neljapäeval istusin kommentaarides, enne kui ma läksin lapsele järgi, sest me teeme enamasti mitu korda nädalas poolikut päeva, ehk mul on siis aega kella 1-ni parimal juhul, mõni päev võib-olla 1-20, mida iganes, mul on 3-4 tundi ümaralt nendel päevadel aega ja siis ühe päeva ma võtsin kommentaaridele vastamiseks ja kui ma lähen siin kommentaaridesse, ma olen nagu ma üritan võimalikult kiiresti, et ma jooks võimalikult palju kommentaare lugeda ja neile vastata, ehk vahel ma ei mõtle, et ups, kui ma nüüd põrgatan, äkki see inimene tajub seda kui nagu mingit nähvamist, käsi südamel. Kui ma nähvan, siis see oli troll. Ja teate, mis juhtus veel, miks ma selle Eametsa trolli ära blokkisin kanalilt, oli see, et ma just plõksisin Eametsa trolliga edasi-tagasi ja ma olin veidi juba frustreerunud, et kuidas sa kaitsed meest, kes paneb toime väga ilmselgelt korruptsioonivastase süüteo, pärast mängib lolli, mitte ainult seda. Võib-olla te ei ole neid videosid näinud, te ei peagi, need vanemad videod on, mis nad on, aga saate aru, Eamets üritas ülikooli õigusnõuniku pukki panna ja see oli nii rumal olukord, kui ma praegu sellele mõtlen, ikka veel lähen närvi. Ta saatis õigusnõunikule selle lepingu, mida ta tahtis endaga seotud sihtasutusega sõlmida. Ta saatis lepingu, õigusnõunik vastab ja Eamets lekitab selle kirja meediasse, arvates, et see on kuidagi teda näitab paremas valguses. Vastupidi, ma ei tea, kuidas ta nii loll sai olla, aga õigusnõuniku e-kiri ütleb Eametsale, sellist lepingut me ei sõlmi üldse. See on siin mingi näiline pask, siin ei ole päris koostööd, seda me ei sõlmi üldse. See on kogu suhtlus. Ja siis pärast Eamets teeb seda ikkagi ja siis ütleb kohtule, et
aga Tartu Ülikooli õigusnõunik ei öelnud mulle, et mina ei tohi seda lepingut sõlmida. Olukorras, kus ta on ise meediale lekitanud e-kirja, kus õigusnõunik ütleb talle, et me ei sõlmi seda üldse. Mitte keegi ülikool ei sõlmi seda. Ja siis Eamets ütleb, aga õigusnõunik ei öelnud mulle, et mina ei tohi sõlmida. Kas te saate aru? Selline värdjas, palun vabandust sõnavärk, see on nii haige. Ma võtan seda võib-olla isiklikumalt kui keskmine inimene, sest ma olen olnud õigusnõunik. Ja kui mõni kolleeg, õnneks endine kolleeg nende tegelaste puhul, mulle nii teeks, püha müristus. Okei, tõmbame tuurid natuke allapoole tagasi, see video lõpp pidi olema südamega, lõbus muumüla. Muideks kirjutas mulle eile tegelane, kelle nimi on Spring Hubi kalender. Teate, mis on Spring Hub? See on selline ühiskontoripind, kus ma ise käisin paar aastat tagasi, meil oli kord nädalas lapsehoidja lapsel ja siis sel ajal ma läksin siis kodust ära sinna ühiskontorisse, maksin 24 € päevatasu, sain seal juua nii palju kohvi, kui tahtsin selle rahast, mistõttu ma jõin väga palju kohvi, sest ma juba olin maksnud 24 €, kurat, võtaks täie raha eest, jõin kohvi ja selle koha nimi oli Spring Hub ja nüüd kirjutab mulle kanali meilile Spring Hubi kalender. Mida kurat, ma reaalselt korraks mõtlesin, kas ma olen kogemata ennast deliiriumisse joonud. See oli nii ebareaalne hetk, kirjutab mulle Spring Hubi kalendrit, kuule, kas sina oled see tüdruk, nimetab mu eesnime, ütleb mu eesnime, ütleb, kas sa oled see tüdruk sealt Hawaiilt, ma mäletan midagi. Ja siis annab mulle sellise lõnga otsa, et näe, Roosaarel on mingi uus investeerimisprojekt, mida ma veel pole jõudnud uurida, sest seal peab nagu andma oma info, et nad annaks sulle infot ja siis ma ei taha ilmselgelt oma nime, oma telefoninumbrit asju anda, seal peab andma telefoninumbri, ma korraks mõtlesin, et paneks Finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuhi mobiilinumbri, mis on avalik nende veebis, aga siis mõtlesin, et tõenäoliselt on mingisugune süütegu, kui ma võõra inimese mingi mobiilnumbri panen kuskile, nii et ma ei hakanud seda tegema, ma veel ei tea, mis seal on ja kuidas see käib, aga igastahes kirjutas mulle siis Spring Hubi kalender ja mina panen vastu, et noh, et ma olin küll jah, mingil aastal Hawaii'l, et kas ma olen see, keda sina mäletad, seda ma ei tea, aga kes sina oled, inimene ei vastanud mulle, aga samas oli laupäeva õhtu, praegu on pühapäeva pärastlõuna, võib-olla see inimene magab alles pohmakat välja. Ma loodan, kallis Spring Hubi kalender, et kui sa lõpuks meili avad, et sa siis lõpuks ikkagi ütled mulle, kes sina oled, sest nii küll ei ole aus, et sina tead, kes mina olen, aga mina ei tea, kes sina oled. Niimoodi ma ei mängi seda mängu. Sellega ma tõmban joone alla muule mölale, ütlen teile veel kord suur siiras aitäh, et te olete selle kanali toetajad, mis iganes kujul, ei pea olema raha, ei pea olema kiitus, muideks ma ei otsi kiitust, kui te mind kiidate, aitäh, aga see pole asja point. See on väga hea moraalne tugi ja see on vajalik, kui te ütlete, et teile meeldib, mis see kanal teeb. Mind isiklikult palun mitte kiita, see tekitab mus imelikke tundeid, aga fakt, et te võtate vaevaks lahkel viisil kirjutada ükskõik mida, ükskõik mis ei ole nõme trollimine või sõimamine, on mulle väärtuslik, aitäh teile selle eest. Viimase asjana palun ärge kommenteerige mu juuksed, mul ei ole uut soengut, ma käin 2 korda aastas juuksuris, juhuslikult eile õhtul käisin, see värv ei ole nii hele, nagu ta paistab. Ma lasen alati teha sellised triibud, mis võiksid vähemalt 6 kuud rahus välja kasvada, aga lihtsalt ta kasutab ka mingit toonitajat, mis esialgu jätab heledama mulje, see kulub varsti pesus maha. Kuna ta föönitab juukseid, siis loomuliku lokiga seda jätta ei saa, sest kui sa föönitad ja kammid loomuliku lokki föönitades, siis jääb sul alles puudlipea, eks, puudlipeaga keegi ei taha ringi käia, siis tavaliselt ta sirgendab mu juuksed ära, mistõttu mu juuksed on täna teistsugused. Palun ärge kommenteerige seda, ma ei soovi seda tähelepanu, see ei ole uus soeng, see on puht juhus, et juuksur pakkus mulle aega laupäeva õhtul 4:30. Ma olin lapsega läinud maale neljapäeval, tal oli poolik päev, chillisime maal, koolivaheaeg, meil olid seal nõbud ja ämm ja äi ja jumala äge aeg ja siis laupäeval ma tulin bussiga linna, et minna juuksurisse ja täna on pühapäev ja mul on vaba hetk seda videot teha, nii et ma tegin selle video, aga ma ei taha seoses juustega tähelepanu. Aitäh teile!